No tere hommikust! Eile siis filmisin siin paraja portsu videot enda arvust. Tuli siis pakk selle üheosalise ribaga. Et see pakend oli defektiga ja ma kartsin, et võin siin näidata, et ükskord juba see jama juhtus, et pakk oli katki ja siin on kauk sees. Ja kui see pakki nüüd kolmnurgaks teed, siis oli siin murdekoht sees. Ta ei olnud muidugi nii palju, aga ta natuke, ta ei saanudki murduda, sest et ritt oli täispikkusesse ja kinni teebitud, nagu ikka need ribad tulevad ühes osas. Ja siit oli jah ava sees ja oligi oht, et kas on jälle katki, et ükskord ma sain sinna kaks pitsi katkiste ritradega, aga õnneks saadeti uued otsad ja elu läheb edasi. Aga jama ikka, kui siuksed asjad juhtuvad. See on siis üheosaline järgiritt, mis kliendile tuleb, on siis Taka UF 60 kuni 150 grammi. See on siis Xioga firma. Olen endalegi pikku teinud ja ta on väga ilus rohelist väriplank. Et siis lähiajal võtame siis selle ette, et teile selle rida valmis. Tundub päris mõnus. Kergitakse. Ei ole siin täis stokki, on täpselt siuke paras kalagi väsitada ja muidugi väga ilus pakend. Et see on ka päris kihvt. Aga selle projektiga siis tegeleme kunagi hiljem. Siis eile sain ka mõned otsad valmis. Nüüd ma filmin juba neid siit kolmjalalt, et sain uue kolmjala kätte, et just pakkisin ka lahti ja tellisin pooli. Minu jaoks tundub okei. Et see tuleb ka vist pärast. Nii, siis eile sain ka valmis sellise kingitusrida. Üks ilusas vinerist karbis. Et see on muidugi ainult kingiks, et ilus, et on vaja sättida siin. Mõned asjad panna. See põhk tuleb siin ilusti sättida. Võtseteks osadeks. Ei ole sellega siin jõudnud tegeleda. Aga põhiline, et ritt sai valmis ja saab siukse kinke karbiga nagu kinkida siukse asja. Ritt on ise siis siukene ilusa läikiva kääpnimega kaheosaline. See on siis Ice Viib 10–20. Siin on ka nimi peal, nimeline, kellele siis läheb, juubeliks 45. Ja ritt on siis päris hea põikide ja kergemate viibidega kuni 20 grammi püüdmiseks. On see ideaalne kombo. Siia tuleb veel karbon kerge rull. Siis tuunitult on siuke 125–126 grammi. Madala mooliga väga hea rull. Varsti jõuab lattu suurem ports, siis saan ka neid nagu teilegi pakkuda e-poes. Siis 2 tippu said valmis.
üks on siis Iksa tellitud ja teine on siis Pärnusse 2 tükki tellis üks klient multirulli libale. Ja tal on eelnevalt siis minu libad juba olemas, tellis lihtsalt lisaotsad, et see Iceweep 5-20 on Pärnus üsna populaarne ja muidugi uuemad lähevad testida, ei ole kliendid veel siin saanud infot, ja 10-40 ka väga hea on siis see, mis on see eelmine aasta oli testis ja see on natukene veidi haigem, tähendab 10-30 on siis siuke samamoodi viipide asjadega võljutamiseks. Siis need tuleb ära pakkida, kliendile ära saata. Siis ma rääkisin, et Iksa tellis endale ka jälle uue otsa ja Iksale on siis ka väike kingitus. Teen talle kingiks täiesti uue käepideme, mida ei ole veel ei teie silmad näinud, et need on ainult minu silmad ja ilmselt näeb Iksa enne või siis näete ka teie siin videos või kui Iksa mingit video või postitust ei tee. Aga see on katsetamiseks, et eks siis näis, kuidas meeldib, kuidas püüab, kuidas käest tundub Aspel tüüpi rullile, ehk siis see talvine multirull, mis on allpool selle siukse käepidega, see rull tuleb või üritus tähendab. Et Iksal on nüüd neid, ta saab siis endale Iceweep haast 10-30. Tal see pehmem 5-20 on olemas, tal on ka 10-40 olemas. Kirveotsad, tal on ka Ahven 5-15 olemas ja ta saab siis kõige uuema ka veel lisaks. Ja siis on hunniku veel vaja teha siin teistele klientidele tellimusi, et tahtsin näidata, et mul aastaid seisab kodus kaamera ja siin muretsesin, aga ikkagi ma selle kalale kaasa ei viitsi juba vedada, aga siin filmimiseks praegu filmin mobiiliga teile, aga siis tegelikult on olemas mul Lumixi, mis ta nüüd oli siin, mis see mudel oli Panasonici Lumix FZ 2000, et selline saab filmida, pildistada, aga just filmimise jaoks täitsa filmida. Sellel on ka mul mikrofon olemas, et siis ehk lähevad ka videot kvaliteetsemaks ja paremaks, aga kindlasti on ikkagi ühte kaamerat vaja, mida saab kalale kaasa võtta. Telefoniga filmida ja siukest suurt kaamerat kaasas vedada, see ei ole kindlasti mugav. Aga saab, kui mingit ägedamat filmi teha, siis kindlasti sellega filmides saab need videot kvaliteetsemalt, saab sisse zoomida ja igast asju teha. Et selles suhtes, et on see professionaalsem. Aga selge, hakkame siis pihta, vaatame, mis natukese aja pärast, et mis ma siin siis valmis saan. Nii, peaks siis kaamera töötama. Nii. Juba näitasin näitama ja ühesõnaga selle suure kaameraga on nagu keeruline, telefoniga on palju lihtsam. Aga äkki kahtsin nüüd selle käepidemena. Selline see käepide peaks siis tulema, et on hea kinni võtta. All rull ka oleks siis ta peos on teda nagu hea hoida, et see on all rull ja siis pärast sa saad võtta teda rullist kinni, siis ta toitub siia käe peale ja on ka mugav nii hoida, et ta ei ole pikk, et sa ei hoia teda niimoodi käes, vaid hoiadki nagu sa hoiad selle rulliga. Selline variant. No hommik.
kuivasid siis ära, heparid otsa valmis tehtud, kohe näitan lähemalt. Et see on see klient siis, kes tellis 4 otsa ja käepideme. Pluss üks siis ebatellimus on spetsial riba otsaga, kohe näitan. Maha need teibid siin. Nii. Ja siin siis tuleb ka siis kirverit. Aga see on siis nagu nii-öelda aspelrulli tüüpi ridaga püüdiseks. Et see on siis selline. Aspelrulli tuleb siit poolt, siit läheb läbi siit ja nookti tuleb siis peale. See on siis aspelrulli tüüpi. Ja see on klassikaline siis multiluu või siis Nevska tüüpi liin tuleb pealt. Ja on selline. Teen erinevad värvid, et siin on juba sai valmis siis kirve ots. Siis on kohahirm 10–40 extra fast. Siin on ka peal mõõt, mis on siis siit mõõdetuna. See on siis extra fast, see on siis kõige tugevam pits, mis saada on praegult. Haug koha, et ilusti talle mokka tõmbaks. Ja siis sai siukene valmis, see on siis 5–15 ja siin on siis nooguti valmidusega, ehk siis saad panna nooguti siia otsa. Saad ka siis kasutada nii-öelda nagu talitonkana või mis iganes marmassidega püügiks, et käib siis samamoodi liin tuleb sealt läbi, siit läbi ja siit sai talle vale pidi. Et seda olen ka siin tegelikult läbi aastate pakkunud, et kes tahab ka näiteks Pärnu öö peal võib siis motelliga püüda, mis iganes, siis on see valmidus olemas erinevate asjadega. Ja siis on üks pits veel vaja teha. Selle siis teengi talle täna valmis, siis ta on 4 pitsi, täna on käepidanud valmis, sellele tuleb teha siis kõver käepide aspelrulli jaoks ja siis nendele 4 pitsile kõver käepide siis multirullile. Proovime siis täna neid valmis teha ja siis on vaja ka teha üks noogutiritt, see poe oma on vaja teha. See on vaja noogutis külge panna. Okei, praegult siis niimoodi.